Minu jaoks on sõprus see, kui kaks inimest kohtuvad ja nad ei tea, mis nende juures tõmbub ja nad hakkavad nii hästi läbi saama, et neil ei ole võimalik lahus olla ning nad usaldavad üksteisele kõike ja neil peab ka olema ühiseid teemasid, aga tihti need teemad tulevad sellest, kui nad elavad koos midagi läbi ning kõige tõelisem sõber on see, kellega sa oled asjad koos läbi teinud. Sõprus on natuke nagu abielu mingil määral. Ta on pühenduvus teisse inimesse. Üritab kogu aeg aru saada temast. Miks ta nii tegi? Õigustada teda. Olla talle toeks. Minu arvates põhineb sõprus usaldusel. Ilma usalduseta ei saa sõprust eksisteerida lihtsalt sellel lihtsalt põhjusel, et kui kaks inimest omavahel, ütleme niiviisi, räägivad üksteisele vastu, siis mida väga tihti juhtub, siis see tegelikult ei ole sõprus, sellepärast et see pole aus. Minu jaoks on sõprus see, kui on kahe inimese vahel siuke side, mis ei lähe katki. Või noh, võib minna ka. Aga kui on selline side ja siis sa tead, et kui sa oled üksi hetkel, siis see ei ole püsiv. Sul on alati keegi olemas, sul on sõber, sõprus on see asi, mis teie vahel on. Jah. Sõprus on selline asi, mida väga ei saa kirjeldada, kuid see on inimeste vahel või loomade ja inimeste või loomade ja loomade vahel. Ja see väljendab omavahelist suhet nendel ja see ei ole halb, sest see on hea. Minu arvates sõprus on see, kui sa tunned inimesega rääkides, et sa oled temaga ühel lainepikkusel ja teil on omavahel nagu palju jagada ja teil on ühised arvamusi ja isegi kui need arvamused ei ole ühised, siis te olete kuidagi nagu samal leheküljel. Minu jaoks on sõprus see, kui sul on inimene, keda saad usaldada ja sõprus ei ole ainult mingite hüvede eesmärgil, vaid sellel eesmärgil, et sa saaksid kellegilt midagi, et sa ei ole sõber sellepärast, et see on kasulik sulle, vaid see on sellepärast, et sa hoolitsemist inimesest. Sõprus on oluline selleks, et sul oleks keegi, kelle poole veel pöörduda peale pere, et sul oleks tugi ja sa ei ole elus üksinda ja sul on inimesed, kes sind tingimusteta armastavad. Kas inimene saab elada ilma sõpradeta? Ilma mingisuguse toeta? Ilma rõõmuta? Mis on suurem rõõm kui head inimsuhted? Sõprust on vaja inimesel, et tunda ennast kindlana ning teada, et ka peale pere on keegi, kes on tema jaoks alati olemas ning kellega ta saab rääkida ükskõik millest ning kes toetab teda ükskõik millises ettevõtmises. Kui on sõprus, siis see tähendab seda, et siis sul on mingi tugi või mingi asi, mis aitab sind edasi või just tõmbab sind tagasi ja oleneb sellest, kuhu sa tahad minna või kuhu sa ei taha minna. Ja oluliseks võib pidada ka sellepärast, et see on piisav, mis aitab sul üldse olla nagu olemas või... See on oluline, sest et ilma selleta ei saa ju hakkama saada, mitte keegi. Kõigil on sõpra vaja. Tavaliselt tekib minu meelest kõige tavaliselt sõprus kas inimeste vahel, kes on hästi sarnased või inimesed, kes ei ole üldse sarnased. Nagu inimesed, kes lihtsalt on täiesti erinevad ja siis nad mingi hetk lihtsalt näevad, et nad klapivad, et see, mis on ühel, teisel ei ole ja see, mis on teisel, esimesel ei ole ja siis need lähevad niimoodi kokku ja tuleb hea sõprus, kuigi see ei tähenda, see võib olla ka niimoodi, et on kaks inimest, kes on hästi sarnased. Ja siis neil on nii palju millest rääkida ja nii palju ühist, et nad vaatavad, sa mõtled täpselt samamoodi nagu mina ja siis on hea sõprus. Kõik inimesed võivad olla sõbrad oma vahel, seal ei ole mingit vahet. Lihtsalt on vaja mõlemalt osapoolt natukene üritamist. Ma arvan, et sõprust tekib eelkõige inimeste vahel, kes armastavad või vihkavad samu asju. Sest minu arust see...
sul peab olema ikkagi midagi, millest rääkida või siis, kui te olete samasuguseid asju elus läbi elanud. Kui teid ühendavad mingid huvid või siis, kui lihtsalt juhtute õigel ajal õiges kohas olema ja üksteisele toeks, siis see ka ühendab inimesi. Jah. Ma arvan, et sõprus võib tekkida igasuguste inimeste vahel, kui nad mõlemad tahavad suhelda. Et sõpruse võib-olla üks põhilisi aluseid ongi see, et mõlemad nagu tahavad pingutada selle nimel. Ja kui mõlemad tahavad, siis saabki olla sõber. Enamasti tõmbavad minu arvates inimesed, kellel on sarnased huvid. Nad on, neil on nagu ühiseid teemasid hästi palju millest rääkida, kas filmid või tavaliselt saavad alguse just mingitest lihtsamatest asjadest nagu filmid ja raamatud ja niimoodi, ja siis hiljem avastatakse, et inimesed tegelikult on kas täiesti erinevad või siis täiesti sarnased. Aga ilmselt on veel mingi X-faktor ka, mida keegi ei tea. Sõprus tekib kõige tõenäolisemalt inimeste vahel, kellel on ühine huvi või nad käivad ühes koolis või töötavad ühes kohas ning samas nad mõlemad imetlevad, nagu üks osapool imetleb teist ja teine osapool teist ning nad austavad kindlasti üksteist ning peavad üksteisest lugu. Tsiteerides ühte oma sõpra, siis ülimaks sõpruseks peaks olema see, kui saab kahekesi olles kurtama kõige suuremad muresid ja samal ajal ennast pisarateni naerda. Ongi pühendumus. No, eks tõesti need inimesed on nagu omavahel rohkem sõbrad, kes on ühised huvid, kellel ühised mõtted, saavad arutada omavahel. Kui sellise inimesega juttu teha, siis tekib endal ka selline tunne, et jah, et mul on ikkagi õigus. Ma sain mingi teise inimese arvamuse praegu ja see on täpselt sama, mis on väga hea. Ja selle lisandubki see pühendus. Kõige ülim sõprus on see, kui sa saad selle inimese juures ennast täiesti vabaks lasta ning sa ei pea kunagi piinlikkust tundma mitte millegi ees, mida sa oled teinud ning ta suudab sind alati mõista. Samas, kui sul on midagi halvasti läinud, saad sa talle kohe helistada või kohe temaga rääkida sellest ning alati paluda talt abi. Ülim sõprus on selline sõprus, kus sa võid ennast täielikult avada teisele inimesele ilma, et sa võib-olla mitte alati ega tavaliselt nii, et sa ei tunne piinlikkust. Sa saad midagi sellest sõprusest, mis ei ole materiaalne, aga mida tihtipeale sa isegi ei teadnud, et sul oli seda enne vaja. Aga näiteks sa oled olnud enamalt üksi, sul on mingi tuttavad, sa kohtud inimesega ja teil tekib ülim sõprus ja sa saad aru, et su ellu on tulnud juurde mingi asi, mida sul kunagi varem ei olnud ja sa ei mõista, kas sa said elada ilma sellelt enne. Ja usaldus ja kõik blablabla, need on ka alused, aga üldiselt ma ei tea, mingi ühine mõistmine ja mugavus või nagu kindluse tunne peaks olema. Kõige suurem sõprus üldse, mida ei saa mitte miski ei saa purustada ja siis nad on lihtsalt olemas ja nad on, see on lihtsalt, see on nagu metallist kett vangidel, kes ei saa välja, kui nad tahavad põgeneda näiteks vanglast ja siis see ei lähe katki lihtsalt, see on ülisuur ja hea ja minu arvates on ülim sõprus see, kui sul on inimesega nii mugav olla, et te võite isegi vait olla ja kõik on korras. Ja te mõistate üksteist ka ilma rääkimata. Minu jaoks ongi ülim sõprus, kui see sõprus areneb nii kaugele, siis sellest, kui see on naise ja mehe vahel, siis sellest võibki saada näiteks abielu.